Kas ma võin teid küsida Iraani kohta, härra? Las ma siis ütlen, kuna te hakkate niikuinii Iraani kohta küsima, las ma räägin mõned asjad ära. Esiteks arvan ma, et on väga oluline, et Ameerika meedia oleks selle konkreetse küsimuse osas Ameerika rahva suhtes aus, sest see mõjutab mitte ainult avaliku poliitika küsimusi, vaid tegelikult mõjutab ka rahu ja sõda. Ja just seda ma mõtlen. Viimastel päevadel olen näinud mitmeid Ameerika meedia kajastusi iraanlaste 10-punktilise ettepaneku kohta. Nii palju kui mina tean, kuna olen sellega seotud, on ringluses vähemalt 3 erinevat ettepanekut, mida olen näinud. Esimene esitati ja ausalt öeldes arvasime, et selle kirjutas tõenäoliselt ChatGPT ning see saadeti Steve Witkoffile ja Jared Kushnerile. See lükati kohe tagasi. See visati prügikasti ja lükati tagasi. Oli ka teine 10-punktiline ettepanek, mis oli palju mõistlikum ja põhines mõningatel vestlustel meie, pakistanlaste ja iraanlaste vahel. See on see 10-punktiline ettepanek. See on see ettepanek, millele president eile viitas. Ausalt öeldes olen ma näinud ka 3. 10-punktilist ettepanekut, mis on veelgi maksimalistlikum kui esimene ja mis ringleb erinevates sotsiaalmeediakanalites. Nüüd siin on huvitav see, et ma nägin mitmeid väljaandeid nagu The New York Times, CNN ja teised seda avaldamas ja vajastamas. Algne 10-punktiline ettepanek põhineb sisuliselt vaid ühel juhuslikul inimesel Iraanis, kes saatis selle riigi avalik-õiguslikule televisioonile. Ja siis nad väidavad, et see kuidagi esindab valitsuse läbirääkimispositsiooni. See on võrreldav sellega, kui keegi, ütleme, demokraatide linnavolikogu liige Boise's Idahos teeks midagi sarnast. Ütleb midagi absurdset, kohalik avalik-õiguslik televisioon edastab selle absurdse avalduse. Ja siis avaldab The New York Times selle nii, nagu see oleks Ameerika Ühendriikide presidendi seisukoht. See ei ole üldse loogiline. Mis Iraanis toimub on see, et valitsuse seisukoht on selgelt läbi rääkida Ameerika Ühendriikidega. Ameerika Ühendriikides oled sa Ameerika Ühendriikide presidendi ametikohal, mille ülesanne on saata läbirääkijad Pakistani ja osaleda nendel läbirääkimistel heas usus. Ja siis jah, on mõned hullud inimesed iraanlaste ääregruppides, kes lekivad anonüümselt infot, olgu see siis propaganda eesmärgil, piinlikkuse tõttu või sellepärast, et neile ei meeldinud toimunu. Ja viimane punkt, kui ma ütlen, et neile ei meeldinud see, mis juhtus. Mida me teame on see, et Ameerika Ühendriigid saavutasid oma sõjalised eesmärgid. Mida me teame on see, et Ameerika Ühendriigid oleksid võinud Iraanile kehtestada täiendavaid märkimisväärseid sõjalisi ja majanduslikke kulusid ja neil on endiselt selleks võimekus olemas. Aga meil õnneks on praegu, ma arvan, relvarahu. Tänu Ameerika Ühendriikide presidendi juhtimisele, iraanlaste lubadusele avada Hormuzi väin ja meil on läbirääkimised, mis peaksid algama sel nädalavahetusel. See on tõsi. Ma arvan, et see on hea esimene samm. Vaatame, kas suudame järgmiste päevade jooksul edasi liikuda. Kas ma võin küsida teie käest Liibanoni kohta? Küsige, sest on lahkarvamusi selle üle, kas Liibanon on selles ettepanekus sees. Ja parlamendi esimees te istute Islamabadis laua teisel poolel. Ta ütles, et peab läbirääkimisi sõja ajal ebamõistlikuks. Seega paluks ta Iisraelil rünnakut peatada, et anda ruumi läbirääkimisteks. No kõigepealt tean, et täna toimusid vestlused iisraellaste ja meie riigi juhtkonna vahel. Ma ei osalenud sellest, sest olin Ungaris asjadega hõivatud. Võib-olla annan uuendusi, kui lennukile lähen. Aga las ma ütlen, ma tõesti arvan, et toimub palju ebasiiraid läbirääkimisi ja propagandat. Ma arvan, et see tuleneb õigustatud arusaamatusest. Ma arvan, et iraanlased arvasid, et relvarahu hõlmab ka Liibanoni, aga tegelikult ei hõlmanud. Me ei andnud kunagi sellist lubadust. Me ei ole kunagi viidanud, et see nii oleks. Me ütlesime, et relvarahu keskendub Iraanile ja Ameerika Ühendriikide liitlastele, Iisraelile ja Pärsia lahe riikidele. Seda öeldes peaksid iisraellased nii palju, kui mina aru saan, saama lennukile minnes põhjalikuma raporti, kui nad selleks valmis on. Ausalt öeldes, et nad hoiaksid end Liibanonis veidi tagasi, sest nad tahavad tagada, et meie läbirääkimised oleksid edukad. See ei ole sellepärast, et see oleks osa relvarahus. Ma arvan, et iisraellased püüavad meid ette valmistada eduks ja näeme, kuidas see järgmistel päevadel lahti rullub. Kui Iraan soovib lasta neil läbirääkimistel laguneda konfliktiks, kus neid rünnatakse Liibanoni pärast, millega neil pole mingit pistmist ja mida ameeriklased pole kunagi relvarahu hulka arvanud, siis on lõplik valik nende käes. See oleks rumalus, aga see on nende valik. Härra asepresident, Iraan jätkab Hormuzi väina blokeerimist. Kas teil on mingit ootust, millal see väin uuesti avatakse? No täna oleme juba näinud liikluse kasvu, loodame homme liikluse kasvu näha. Tegelikult näeme märke, et väin avatakse uuesti. Kuna naftahinnad on langenud, on energiaturud selle liikumise juba ära tundnud.
aga president ütles väga selgelt, see kokkulepe on relvarahu läbirääkimine, kus meie pakume seda ja nemad pakuvad väinade taasavamist. Kui me seda ei näe, siis president ei täida tingimusi, kui iraanlased ei tee sama. Härra asepresident, Caroline Levitt ütles, et teie olite nende läbirääkimiste juures võtmetähtsusega. Kas te saaksite aidata meil paremini mõista oma rolli ja kas teie tuntud vastuseis välissõdadele üldiselt oli määravaks teguriks, mis tegi teist selles võtmeisiku? No ma tänan Caroline'i öeldu eest. Minu peamine roll oli see, et veetsin palju aega telefonis, tehes ja vastu võttes kõnesid ja taas kord ma olen tulemusega rahul. Ma arvan, et president saavutas Ameerika rahvale hea kokkulepe, kuid iraanlased peavad tegema järgmise sammu. Vastasel juhul on presidendil mitu võimalust sõtta naasmiseks. Kas sa tead, kas iraanlased palusid sul läbirääkimistel osaleda? Ma ei tea sellest midagi, ma oleksin üllatunud, kui see tõsi oleks. Ma sekkusin, sest tahtsin midagi muuta ja ilmselgelt arvan, et need, kes seal igapäevaselt läbirääkimisi pidasid, olid Steve ja Jared. Näed, said hästi hakkama, aga me jätkame selle kallal meeskonnana töötamist, nagu alati. Pete on olnud sõjalise poolega väga abiks ja Marko on olnud üsna kaasatud. Töötame meeskonnana tõhusal. Olen viimastel päevadel palju aega telefonis veetnud, aga meil on hea meel olla seal, kus me praegu oleme. Härra asepresident, kuidas Iraan täidab eesmärki takistada Iraanil tuumarelva omandamist, kui neil on endiselt rikastatud uraani? Ja milline on uraani eemaldamise plaan? No vaadake, ma tahan öelda, et see on üks neist asjadest, mis saab olema üks peamisi läbirääkimiste teemasid. Me tahame, et Iraan ei suudaks tuumarelva valmistada. Meie tahame tuumavütust, mis on midagi, mida president on väga selgelt välja öelnud. Jällegi, mõtteviis on selline, et Ameerika Ühendriikidel on teatud nõudmised ja asjad, mida me tahame. Iraanlastel on asjad, mida nad võivad läbirääkimistega saada. Mida rohkem nad meile järele annavad, seda rohkem saavad nad nendest läbirääkimistest. President tõi näiteks sanktsioonide leevendamise. Räägiti majanduspartnerlustest ja sellistest asjadest. See ei juhtu, kui iraanlased ei võta kindlat kohustust peatada tuumarelva arendamine. Presidendi käes on kõik trumbid. Meil on palju mõjuvõimu ja palju asju, mida saame teha, kuid praegu oleme heas positsioonis. Oht kustutada Iraani tsivilisatsioon kaardilt on endiselt päevakorras ja kas on õiglane hoida 90 miljonit iraanlast selle ähvarduse all nende juhtide tegude tõttu? Juhtkond vastutab Iraani riigi olukorra eest. Ameerika president tegi selgeks, et Ameerika Ühendriikidel on siin palju mõju, sealhulgas majanduslikku. Meil on ka sõjaline mõju. See, mida ta otsib, on tagada turvalisus ja sõlmida ameeriklastele kasulik leping. Vaadake, ma julgustan iraanlasi tõsiselt läbirääkimiste laua taha tulema. Oleme näinud mõningaid märke, et nad kavatsevad seda teha. Oleme näinud ka mõningaid jõudemonstratsioone. Põhimõtteliselt oleme heas positsioonis. Kanalid on taas avatud, relvarahu on jõus. Kui nad rikuvad kokkulepet, siis peavad nad tõsistele tagajärgedele vastu astuma. Aga nende kaardilt pühkimine on midagi muud kui majanduslik või sõjaline surve. Miks selline sõnakasutus sellises olukorras kasulik on? Taas kord ütleb Ameerika Ühendriikide president, et kui iraanlased ei tee õiget asja, siis ootavad režiimi eest tõsised tagajärjed. On ilmne, et me ei taha, et Iraani rahvas kannataks, kuid meil on palju mõjuvõimu, mida Ameerika Ühendriikide president võiks kasutada. Ja just sellepärast arvan, et on väga oluline, et iraanlased oleksid heausksed läbirääkijad. Olgu. X on viimastel päevadel olnud ärevil Free Pressi artikli pärast, mis väidab, et jaanuaris tõi Pentagoni kõrged ametnikud, sealhulgas Rich Colby, kardinal Pierre'i Pentagoni. Keda nad tõid? Kardinal Christophe Pierre Pentagoni sisse. Kahjuks ma ei näinud seda reportaaži. Free Pressi andmetel öeldi, et Ameerika sõjaväelastel on palju võimu. Nad võivad teha, mida tahavad ja kirik peaks neid toetama. Kas see sõnum tundub õige? Kas see on midagi, mida sina siis... Mina, ilma et tahaksin kardinalile lugupidamatust avaldada, ei tea, kes on kardinal Christophe Pierre. Ambassadorina Santa Sede Siaju. Okei, ma juba teadsin teda, vabandust, ma lihtsalt ei mäletanud tema nime. Seda reportaaži pole ma kunagi näinud. Ma sooviksin rääkida kardinaal Christophe Pierre'iga ja meie inimestega, et aru saada, mis tegelikult juhtus. Alati on halb arvamust avaldada kinnitamata lugude kohta, seega ma praegu seda ei tee. Härra sekretär, seoses Iraani rikastatud uraani küsimusega, kas te näete võimalust, et valitsus lubab Iraanil jätkata uraani rikastamist tsiviilseteks tuumaotstarveteks?
no vaadake, president on öelnud, et me ei soovi, et Iraanil oleks võimekus tuumarelva ehitamiseks. President kordas üle, et ta ei soovi, et Iraan rikastaks uraani tuumarelvade saamiseks ning et Iraan loobuks kütusest. Me nõuame seda läbirääkimistel ja vaatame, millised on Iraani järeleandmised. Kui nad teevad heatahtliku pingutuse, et anda meile vajaliku edukateks läbirääkimisteks Ameerika rahva turvalisuse nimel, siis on ka teisel poolel palju kaalul. Kui nad ei anna meile seda, mida vajame, lähevad asjad halvemaks. Aga ma olen optimistlik, et iraanlased on targad ja peavad läbirääkimisi heas usus. Ja teie läbirääkimiste partner Iraanis, ma tean, et Kevin juba natuke küsis selle kohta, aga ta põhimõtteliselt ütleb, et nad ei usalda Sevat, sest teate küll, ta säutsus, et 30 relvarahupunktist on juba täidetud. Nad ei usalda Sevat. Mida sa arvad sellest, et ta säutsus selle enne läbirääkimisi? See oli tegelikult huvitav, sest ma nägin seda Kalibafi säutsu vaid mõned minutid tagasi ja las ma ütlen paar asja. Esiteks ütles ta, et enne läbirääkimisi on mõned erimeelsused. See peaks tähendama, et on palju kokkuleppepunkte, sest ringleb 15-punktiline plaan, ringleb punktide plaan. Kui ta on pettunud 3 küsimuse pärast, siis tegelikult näitab see, et konsensust on palju. See on esimene punkt. Teine punkt, et vastata igale neist küsimustest ja ma lugesin kõike väga tähelepanelikult, lubage mul öelda järgmist. Tegelikult ma mõtlen, kui hästi ta inglise keelest aru saab, sest mõned asjad, mida ta ütles, ei olnud meie läbirääkimistel loogilised. Aga nende 3 punkti kohta, esiteks, ta rääkis väidetavast rünnakust Iraanis kui relvarahu rikkumisest. Relvarahud on alati keerulised. Tund aega pärast seda, kui president kuulutas välja relvarahu, tulistasid iraanlased välja mitu raketti. Iisrael vastas kohe, nii nagu ka Pärsia lahe Araabia riigid, nii käibki relvarahu. Ükski relvarahu ei toimu ilma väikese segaduseta. Oleme väga selgelt öelnud, et tahame pommitamised lõpetada. Soovime, et meie liitlased lõpetaksid pommitamise ja tahame, et iraanlased teeksid sama. Näeme märke, et asjad liiguvad õiges suunas, kuid see võtab veidi aega. Teine asi, mida Kolibov ütles ja mis mulle taas huvitav tundus, oli see, kuidas ta ütles, me keeldume loobumast õigusest rikastamisele. Ja ma mõtlesin endamisi, tead mis? Minu naisel on õigus langevarjuga hüpata, aga ta ei hüppa lennukist välja, sest meil on omavaheline kokkulepe, et ta ei tee seda, kuna mina ei taha, et mu naine lennukist välja hüppaks. Meid ei huvita eriti, mida nad väidavad endal olevat õiguse teha. Meid huvitab see, mida nad tegelikult teevad. Ja ma arvan, et president on olnud rikastamise küsimuses väga selge. Meie seisukoht selles osas pole muutunud. Ma arvan, et 3. asi, mida ta ütles, oli see oli Liibanon, eks jällegi, ma arvan, et see on arusaadav eksi arvamus, kuid ei meie ega iisraelased pole väitnud, et see oleks osa relvarahust. Jällegi, me töötame nende küsimuste lahendamise nimel. Põhimõtteliselt oleme õigel teel, meil on veel palju teha. On palju, mida iraanlased peavad selles läbirääkimises aksepteerima, kuid meil on tugevad kaardid ja me kasutame neid. Aitäh kõigile, head koduteed, ei lähe läbi.